No tšau kõigile tuttava Rabajärve äärest. Oleme jälle koos Ilmega siin mõned tunnid puhkamas ja kala püüdmas. Ilm on ilus, pikalt täna kahjuks olla ei saa. Teine pool peab täna tööle minema, aga kasutame olemasolevat aega produktiivselt. Järv on iseenesest jällegi ilus, endiselt ilus. Vaatame, kuidas täna siin ahvenaga lood on. Plaan on proovida ka põhjaõnge ja seekord panen ta spinningu külge, et saaks võimalikult kaugele visata. Eelmisel korral jäi õige raskus maha ja pidin selle tavalise käsiõnge tinaga viskama siia kuskile nina ette selle. Aga täna on natukene parem ettevalmistus ja vaatame, mis saab. Ühesõnaga asjad valmis ja hakkame püüdma. Ja kui midagi on, siis tulemustest anname teada. No nii, võtame siis tänase päeva kokku. Nullikas. Minul üks väike võtt oli, aga otsa ei jäänud. Ilmel ei olnud mitte ühtegi võttu. Mustikad, pohlad, sinikad. Kollakad, jõhvikad. Jah, siin rohkem on igasugust korilusmaterjali rohkem kui kala. Nii et järgmine kord, kui Ilma tuleb, siis tema kupatame ämbriga. Topsikuga, ei. Mustikas ja sinikas ja pohli on ilusti. Aga täna on jah, seda on varem ka olnud siin, et see järv käitub niimoodi omapäraselt, et ühel päeval võid sa siit ketti saada 6 või 10 ahvenat ja siis on täiesti null, nii et mitte ühtegi võttu ka ei ole. Täna siis vähemalt üks võtt oli. Aga kuna peame nüüd koju ära minema, siis edasi siin sitsida ei saa. Aga võimalik, et ma tulen homme siia. Aga vaatame, kas Ilme jaksab tulla peale tööd või tulen üksi. Eks siis ole näha. Ja tänasest päevast ma eraldi videot arvatavasti ei hakka üles panemagi, mis ma seda kleebin kokku, jah. Vaatame. Aga okei, näeme siis järgmine kord. Tšau! No tervitus kõigile! Olen teist päeva juba tuttava Rabajärve ääres. Eile käisime Ilmega siin peale lõunat 3 tundi ja täielik nullikas ja vaikus. Minul üks väike kerge võtt oli, aga otsa ei jäänud ja oli kogu moos. Eile ei saanud pikalt olla ka. Aga niimoodi see järv kahjuks siin käitub, jah. Et üks päev võid saada ketti ja siis ei tule võib-olla mitu päevasid mitte ühtegi tonksu. Aga nädalavahetus on vaba, täna olen üksi. Ilme puhkab, homme ka arvatavasti. Aga vaatame. Plaan on siis teha nüüd 3 päeva järjest käiku siia. Äkki ikka midagi meelitab välja. Ja põhjaõngega on ka siis katsetusplaanis, et seekord panen rakenduse spinningu otsa, et saaks võimalikult kaugele visata. Üks põhjus, miks ahven vist võib-olla ei võta, on, et vesi on liiga soe ja on kuskil sügaval põhjas istub peidusahven. Aga no vaatame ja katsetame. Selle järvega ongi alati selline teema, et kala on siin boonuseks. Lihtsalt kerge reset ja puhkus. Noh, kui te ise vaatate, siis ikka väga ilus koht. Järve nime ma jällegi ei ütle. Kui keegi ära tunneb ja kommentaaridesse kirjutab, siis palun. Aga ise ma seda järve nime ei reeda. Aga okei, hakkame püüdma. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, esimene võtt, kork on vee all, vaatame, kas saame kätte ka. Ja on olemas.
paraja suurusega ka. Nii, selline siis läheb praegu sumpa ja vaatame, mis siis päeva lõpuks saab. Seega täna on natuke parem päev kui eile. Proovime edasi. Ja uus võtt. Ei pannud tähelegi alguses. Ja tuleb. Ja päris ilus. Nüüd on mingi parveke vist siin alla liikunud. Noh, konksu nii sisse söön selle. Nii, selline siis. Umbes sama suur vist või. Ega nad eriti suured siin ei ole. Ilmel tuli siin üks 400, aga tuul hakkab tõusma, mul ei ole GoPro tuulekaitset ka kaasas, nii et üritan kuidagi seljaga tuule poole seista. Aga okei, paneme kohe uuesti sisse ja vaatame, palju täna välja nokib siit. Jälle uus võtt. Pusserdasin teise ridvaga ja täitsa olemas. Ohoh, see on veel suurem. Vot nüüd on siis ehe näide sellest, et nüüd tuleb siis jälle ketti seda ahvenat siin, nii et suurus on küll niisugune keskmine, aga noh, see on nendest praegu kõige suurem. Aga okei, jälle kohe kähku tagasi ja teine ritv uuesti korda ja nii võib juba püüda. Ja 4. võtt. Kork on kadunud. Ja ai, läks ära seekord. Aga noh, midagi ikka toimub täna. Äkki võtab kohe uuesti. Huvitav, et teist õnge või seda ussi ei taha üldse, põhjakad ka mitte. Mingi augu koht siin või kogunemine, pidu, kokkutulek. Aga okei, jätkame. Panin vahepeal teise põhjaka sisse. Tundub, et meil on siin keegi otsa tulnud vist. Spinningu otsas olevaga ei võta keegi. Nii, tee üks tilim veel, siis võtame välja. Ja tundub, et keegi on otsas, ujub ringi selle tamiiliga ja olemas. Kus sa nüüd lähed? Tule siia. Oi, see on päris suur. Ära nüüd mine jälle kuskile rohtu. Opsti, see on kohe päris suur jälle. Lahe. See on nüüd vist sinna viimase ilme kanti. Ohoh. Ma arvan, et see on mingi 400 pluss või natukene alla. Lahe. Noh, täna tasus kalale tulla. Selline see järv siin on. Aga mina olen rahul. Okei, jätkame. Nii, ja järgmine võtt jälle. Kork on kadunud. Vaatame, kas saame kätte. Ja tuleb. Ja päris suur jälle. Nii, täna on päris ilus päev, peab ütlema. Kurat. Seekord siis väiksem kui põhjakaga, aga täpselt paras pannikala. Ehk siis täna juba 5. Nii, aga jätkame püügiga ja vaatame, mis päeva lõpuks saab. No nii, tundub, et meil hakkab hoopis vihma sadama. Esialgu veel küll kergelt tibutab, aga korralikult pilves on juba, ega siin vist pikka pidu ei ole. Enam ei ole võtte ka olnud.
proovisin jälle vahepeal spinnaga põhjaka sisse panna, aga seal kaugel ka mingit teist teemat ei ole. Kõige aktiivsem võtt oli siis praegu 12 ja 1 vahel, kus tuli põhimõtteliselt ketti tuli kõik need 5 ahvenat. Ja tundub, et nendega vist täna asi piirdub ja rohkem polegi vaja ka. Aga noh, natuke ikka istun veel. Vaatame, kui väga kõvasti sadama ei hakka, siis võib veel tunnikese või paar olla. Õnneks on soe ja võib istuda küll. Okei, vaatame, mis saab. No nii, tundub, et meil põhjaõnge otsa spinninguga lõpuks tuli midagi. Tegin vahepeal jälle vahetuse. Ohoh, täitsa asjalik. Mitu korda põhjal siin proovis. Lõpuks siis võttis ära. Tasub ikka vahetada, ma teen siin praegu poole tunni kaupa, et üks spinninguga sisse, siis see välja, tavalise orgi otsas või selle toika otsas sisse jälle ja siis see välja ja siis spinningu ja põhjaõnge rakendusega siis esimene siit järvest, täna siis 6. Paneme selle sumpa ja paar tunnikest veel jäänud. No nüüd vist hakkab päris sajule pöörama. Kaugemal on küll heledat taevast ka, aga teagi nüüd, kas veel kannatada natukene või mitte. Võtsin ühe käsiõnge välja, sellega ühtegi võttu ei olnud ja nüüd hoian siis 2 põhjakat ja enda käsiõnge sees, siis ei pea vahetama vahepeal. Aga hetkel tundub, et nüüd on jälle vaikus. Vihma ajal siin küll ei võta igastahes. Aga kell on alles 2. Nii et paar tunnikest võiks ju veel tegelikult olla siin. 6 ahvenat on praegu kätte saadud. Nii et tegelikult panniroog on juba olemas, nii et vaatame. Aga okei, vaatame, kuidas vihm käitub. Kui nüüd järgi jääb, siis olen veel tunnike paar. Ja kui järgi ei jää, siis asjad kokku ja koju. No nii, hakkame päeva lõpetama. Kell hakkab 4 saama juba. Ja aeg koju minna. 2 viimast tundi täielik vaikus, mitte ühtegi võttu enam. Ei põhjakaga ega käsiõngega. Ilm läks küll ilusaks, aga sellega kadus kohe kala ka ära. Aga noh, nii see järv meil siin käitub. 12 kalameest olid ka siin, üks noor poiss koos isaga loobivad lanti, aga ka vaikus. Väidetavalt üks võtt oli, aga ei saanudki aru, kas oli haug või ahven. Vot sellised lood siis. Aga ma arvan, et homme ma võib-olla ei viitsigi tulla enam siia. Nüüd on kala ka saadud juba 6 ilusat ahvenat. Kõige suurem neist siis 380 grammi. Aga eks vaatab, kuidas homme ilm ja tuju on. Teen veel mõned visked siin sigiga. Käsiõng on ka veel sees, aga paistab, et ei taha enam täna keegi meilt. Vot sellised lood siis, aga okei. Tore, et vaatasid jälle. Kui viitsid, siis telli ja laigi. Ülejärgmisest nädalast plaanin puhkusele jääda ja võimalikult palju siis puhkuse ajal ka kalal käia. Põhiliselt arvatavasti ikka Kundas oma põhikohas ja forellilõigul. Aga võib-olla otsib mõne totaalselt uue ja värske koha vahelduseks. Aga seda näeme siis juba, kui puhkus käes on. Vahepeal on veel siin paar üritust. Ja siis
võib puhkama jääda. aga okei, näeme järgmine kord ja tšau!